Freetime oli nõus tegema koostööd. Andsid ratta hea hinnaga ja püsivalt soodustust ja sai siis otsustatud Husqvarna kasuks. Lõpuks see päev on tulnud, kus saab hakata näppima uut rata. Panen igasugused huvitavad asjad külge. Kohe võtame välja ja siis ma saan näidata neid. Sitaks ilus ilm, et tegeleda uue rattaga. Päike paistab, taevas on selge. Saab hakata neid väikseid jubineid siia külge panema. Kõik see, mis siin maas on. Et saaks minna metsa ja kõik ära rikkuda jälle. Lähevad need vanad kasutatud väljad. Trennisõidujaks. Uued jäävad võistlusteks. Et oleks alati värsked rehvid all. Kettad sirged ja trenni omadel saab neid tihedamini vahetada. Ja kindlasti, kes sõidavad hard endurat, super soft rehv, Blues siiamaani kõige parem proovitud rehvidest. Siis on Paun ja Sumps, Oksa omad, pole veel proovinud, aga pidi hea olema. Siis on plastikust mähise ja siduri poole kaitse, lihtsalt, et ei kuluks nii kiiresti. Mõned kivid ka hoiab ära, aga plastik on plastik. Siis läheb lenksupadi, ei tea veel, kas must või sinine, pärast vaatab. See läheb esimaski alla, et saaks krossi plastiku paigaldada. Toroidi asendaja kõvemast plastikust. Toroid on pehme. Ühe korra tõmmas vahele tänu sellele, et toroid lihtsalt oli nii pehme, et ei hoidnud ketti ilusti nagu piisavalt pingul, et ta ei laseks sinna esi hammaka vahele minna. Proovime ära. Võib-olla on Chinese shit. Siis läheb mingi ketijuhi poltide kaitse. See läheb istme külge. Nublu. Kõik on Hiinast. Siis Sumpsi avakaitse silindri külge ja jalaraudade kinnitused, et nad ei käiks ringi kogu aeg, sest muidu lähevad raamiaugud päris suureks. Siis pead keeritama möllama. Bling bling, bling bling, bling bling. Esimese amordi kaitse alla. Teispool on piduriketta kaitse, mis hoiab ära enamus. Kaitse, mis kaitseb mind sisemiselt. Tea, kas tal väga pointi on. Käib sinna keti ette. Vaevalt korpusesse see kett lendama hakkab. Õigel ajal vahetad ja hooldad. TBI kaitse. Pihustid ja pistikud. Okstega pihta ei saaks. PVM-i kaitse. Samamoodi kaitseb mind sisemiselt rohkem kui ratast.
no võib-olla mõni uks tõesti läheb paagi alt läbi ja surub selle puruks seal midagi. Lingikaitse asendaja, amordi ümber käib, väga hästi hoiab ära kõik. Ja siis on igast pudi-padi. Hammakas, kett, põhjakaitse, tagumine tõsteri, esimene tõsteri, tunnilugeja, istmekate, käekaitsmed, APT eeblid, radikakaitsmed, tagumine kettakaitse, esimene kettakaitse, jalarauad, 5 milli alla, 5 milli taha, laagrite jaoks määret, suures karbis on plastikud kleebitud uute kleepsudega. Ega väga vist muud ei olegi. Tuleb see kõik siin külge aretada ja midagi erilist ei ole. Ratas tuleb kõigepealt korralikult paljaks võtta. Proovin seekord siis natuke teistmoodi video teha, et äkki on huvitavam vaadata. Vaatame, kuidas tagasiside on, võib-olla teeb veel mõned siuksed. Uuel rattal midagi erilist muutunud ei ole. Eelmine oli 24, nüüd see on 27 ja tundub, et on suht sama. Välja arvatud, nüüd on nagu Husqvarna, ennem oli mingi Kaskas. Väliselt ei oska nagu midagi öelda, et teistmoodi oleks. Vaid see, et kõvasti ägedam on, raisk. Muidugi siin tahab palju harjumist saada Brembo sidur ja Brembo pidur. Sest need praktekid, mis sellel Kaskassil on vedelad. Sidur on okei. Siduri kohta ei ole mul ühtegi halba sõna. Aga pidur on küll väga vedel. Ma olen harjunud sellega, et võid ikka korralikult vajutada ennem, kui töötama hakkab see pidur. Brembo oli ikka nõks järsem. Ettepoole. Käes. See sinine on väga ilus. Aga kahjuks üks sinist väga vist mujalt ei saa. One Gripperil vähemalt küll ei ole. Tagaporikas siis. Quaistis siir. Kuskil rõust veel midagi. Need äkki või? Polegi varem tähele pannud, aga tagaporikal on säägikiri peal. Ma ei tea, kas siin näha on. Et siit mõõta säägi. Cool. Seal sees on veel 2 polti. 6 polti lahti ja siis peaks ära tulema. See koos tulejuhtmega tõmbamine väga hea ei ole, aga mis sa teed? Pistiku endama kuskilt lahti, tuld ei jäta külge. Käest ongi. Vasak küljeplastik. 3 polt. Siin tagaporika plastiku all on ka veel 1 polt. Torks mingi. Kautalt. 20 või 25. Järelikult see on 20 kui 25 ära. 20. Jee! Siis saab selle ka veel küljest ära võtta. Loodame, et ta maha ei kukku. Käes. Siukses kohas või? Rõuandur ja... Mis see kuradi laadimise värk oli? Ma ei tule see sõna meelde. Voltage regulator.
pingeregulaator, vot. Võtame siis külgmise plastiku ära. Siin on 1, 2. Ja siin on veel 2. Veel või? Aga kus? Või mis? Ta on seal libistavad lambri. Muidugi. Tahapoole libistatav. Teisel pool on sama arvatavasti. Pasun läheb ka kasti. Mida ma ikka tuututan sinna? Sõita tuleb, mitte tuututada. Ja nüüd nagu eelmisest korrast meeles. Teiselt poolt võtmisest libista taha. Või ei ole või? Mis see on? Mis see on 1 tükk või? Või letta või? Või libistad ikka taha, aga russ. Päris kõva pund on sinna. Ja nüüd libistad taha. Keegi teab, siis võib öelda, mis point sellel asjal siin on. Nii, nüüd võtame siis selle külje pastuka ära. See. Nii ongi kõik või? 2 palti. Üleval on veel Nublu. Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaal. Siin sellel raamiplastikul on see polt ja see nipukas. See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator Okei. Teispool on ikka rämmelt teistmoodina. Siin on 2 nipukat ja 1 polt. See pasunijuhe tuleb nüüd kuskil sinna ära peita. Pärast kui see tuleb eest ära, siis on lihtsam. Kaitsmetest kindlasti peab ära mainima tagaketta kaitsme ja radika kaitsmed. Sest need on one of the best. Ja tulevad Viljandimaalt. Väga hea kvaliteediga. Radikaid muidugi ei ole veel proovinud, aga tagaketta kaitse on eelmise ratta peal väga kaua olnud. Või noh, paar aastat. See on juba piisavalt kaua, et näha, kas asi on kvaliteetne või mitte, sest ma ikka loobin. Ma oskan sõita asjadele otsa. Ma olen õppinud seda. Käekaitsmed siis. 1 polt. Aga see heebel tuleb ka välja ja katta mitte. Tuleplastik. 2 polti ainult. Natukene kergitada parilaua aukudest välja. Ühe käega on ikka nii raske teha kõike. 2 käega oleks lihtsam. Kuigi käisin ühel hommikul jooksmas ja siis ma mõtlesin küll, et ma sulan ära. Ma reaalselt mõtlesin, et sulan ära. Piduripullad ja asjade vahelt välja võtta ja see käib meil toore jõuga. Siit vahelt vähenab välja sulle. Tegelikult nägin ma väga palju väga ägedaid kohti. Valeta ise on talus. Nii, esipõrikas. Mis seal on? kõige rohkem esineb. 4 polti peaks olema. Ja põrikas ees 2. Kusjuures see on üks lemmikköök eestlastel, ma ütleks, aga ma ei ole tohutu fänn Itaalia köögil, ma ütlen ausalt.
et ma ikkagi tellisin seda Kreekast ja läinud sajandeid tagasi. Käisime ka Koosos 2002. aasta eurolugu Ira Loskolt. Radikakaitsmed veel vaja ära võtta. Omavahel saavad räägitud. Shrouds või mida iganes. Radikakaitsmed, 2 polti. 1. Oi, mina tean seda väga hästi. 2 asad üleval ja all. Ja siit poolt tuleb ära. Suurima spordisündmusega jalgpalli MM-iga. Paagiga maha siis. Pistik. Kütusetoru, voolik. Kütusevoolik. Siin on mingi plastikkaitse peale pandud. Seda ma küll ühe käega lahti ei saa. See käib lihtsalt tõmmates ära. Ka üks kruvi, 1 polt. Tuleb lihtsalt ära. Ja siis on tõsta maha, mida ma ühe käega teha ei saa, sest natuke peab seda voolikut juhatama. Nii. Ära kima, saate Sündame peasponsor Go3. Et punnid välja tõmmata, siis ta tuleb lihtsamini ära. Igatahes saad siis ka sellele küsimusele proovida vastata. Kui vastad ka selle ära, siis meil on üks liikepots. Ja teine pull lendas kuskile nahu. Homme õhtul või ülehomme õhtul või miks mitte siis finaali õhtul ikka selleks, et selline mõnus. Sumpsi äravõtmiseks 2 polti. 1. 2. Vaatame, kas saab ühe käega ära. Saab. See on siin üleval. Tundub, et suurem torks kui mul käes on. Aga 40. 2 vedru eemaldatud on, siis saab ära tõmmata. Ma hakkan näitama seda, kuidas ma 2 käega neid kakkusin. Uus Paul. Ilus. Nüüd vedrukinnitused on jäetud eraldi silindri külge, muidu oli mingi seibilaadne kõrv, mis hoidis kinni neid vedrusid. Nüüd on eraldi aasad tehtud. Mis need amordiplastikud ka küljest ära. Siit 2 polti, siit 3 polti, teiselt poolt ainult 3 polti. Uued tihendid peal, võib tagasi panna. Nüüd mul on teist kätt ka vaja. See üks vedru oli ikka päris raske sinna saada. Teine vedru on suht lõdva. Tuleb panna siit kinni. See. No siis teine see jubin läheb siia. Ma mõtlen näiteks, kui šampoonipudel saab arvad ära loomärkida või esitaja ükskõik kumma ja saabki juba esimese kingituse ja siis edasi on veel võimalus erinevaid kingitusi saada, sellest räägime, lähemalt räägime. Nüüd siis Power Valve'i parempoolne kamber. Veits suurem. Paksem ka on. China. 3 polti lahti, uus külge, 3 polti kinni. Liebo, sügavam, rohkem ruumi. Täpselt nii. Ja siis võimalus What the fuck? Midagi on ära muudetud, sest see on 2 nagu nagaga. Aga siin on valmidus ainult ühe jaoks, seal ei ole. Lihtne lahendus on lihtsalt lihvida maha see. See oli vist 25 mudeli või 26, ma ei mäletagi. Igatahes enam ei ole 2 seda üleval. Nüüd on ainult 1. Lihvid maha ja 3 polti tagasi kinni ja küljest on. Vast ei leki. Kui lekib, siis läheb silli vahele. Tundub sirge.
see on päris paks tihend ka. Isegi kui sa lihvid natuke mööda. Loodame, et PVM-i kaitse sobib. Üks nipukas. Ja kui sa mõtled, et kuidas ma küll need poldid kõik tagasi panen õigesse kohta, siis kui hakkad kokku panema, siis see on nagu déjà vu. See läheb siia 2 poldi ja juhtmed 3 nipukaga ja 2 bolts, 3 zip ties ja kaitseb kõik su okste eest. välja hääletatakse, see siis ka läinud on. Ja Boom. Beyoncé selle asemel Sitaks ägene, sinine ja värkine. Teisel pool ka. Lugu tõeline hitt, kui ma ei eksi. Tõmme spidod asjad ka küljest ära. Krossi esipaneeliga ei istu need. Pissikuid lahti võtta ja siis sõkata. Spido jaoks on põhimõtteliselt 2 polti, 2 pistikut. Lahti arvutamiseks on sitaks nipukaid. Siit võtame tuledelüüt ära. Üritaks siit ka selle tuledelüüla kätte saada. Kiirusekaabel. Lisaraskus lihtsalt, mida kaasas vedada metsas. Ei käi sellega maantee peal. Nii, Spido juhe võiks tulla ju siit niisama. Oh, väga hea. Tuleb. Vaata, pistik on suurem ja ei ela. Sa raisk. Teist pidi. Nüüd on vaja see väike andur ka sealt ära võtta. Tulede ja pasuna nupp. 2 polti. Meil on kuulaja, kes on öelnud, et tema siit täna. Panin selle postkasti. Ma tegelikult tahan panna ikkagi need jõulukaardid ka postkasti, et on selline üllatus, mis pole lähedal sellega kaasa, ka selline mingisugune kiri. Proovime, kas selle pidurilüliti saab siit ära võtta või? Täitsa tuleb. Liebo. Paneel külge. Kogu aeg ei saanud laiali võtta, vahepeal peab midagi külge panema. Kommi ei ole ka. Mida ma söön, kui ma neid eebleid paigaldan siis? Väga vastupidav materjal. Vasak radikakaitse. Parem radikakaitse. Vahepeal sai üleliigsed juhtmed ära võetud ja jäin 8 juhet. Start, stop ja map'i vahetus ja siis tunnilugeja lisaks. Peaks okei olema. Siis jalarauad. Kiigeplastikud. Põhjakaitse.
katki on läinud kaitseklaas. Võtame ära, pildi ilusamaks. Kuradi kaamera, raisk. Nii vist oligi. See oli. Üleliigse määrde võiks ära puhastada, aga no can do. Paber on kaugel. Jah, lõpuks sai külge. Pütt ka külge. Vähe kasutatud. Läti hard enduro sõitja. Kõh. Vist käib ka. Esikette kaitse ja amurdi alumise otsa kaitse. Paneme siis... Oi, blääd, amurdi plastikut külge. Tilgab. Ritae. Annab pidi. Kuskil oli sinine mõte. Ja teisel pool läheb see. Algus veed näitas kinni, siis pingutad selle ära. Siis paned need kinni. Siis keerad need uuesti lahti ära ja pumpad amorti. Ja siis keerab kinni teiselt poolt ka. Krossi plastiku paigaldamiseks on vaja seda teist alust, kus jäävad need pistikud ja tunnilugeja. Krossi plastiku külge, see tuleb ikka ära kinnitada enam. Siit läheb üks kruvi läbi. Ja kuna mul õiget kruvi ei ole, siis läheb see. Tuleb välja, et see plastik tuleb ikkagi ennem ära panna ja siis alles tagaporikas.
nii, hüppame tagapurika tagasi. Peab vähem jooma, siis jääb äkki meelde, kui lahti võtad. Ja siinpool viimane, et midagi panevat ei jääks. Mida asi see on? Plastiku valamisprakk. Nii. Paar kohta teipisin ära, et pärast oleks hea valge, puhas, ilusa värv, kui järgmised plastikud ja kliipsud tulevad. Kõige tähtsam asi jäi külge panemata ja see on ka viimane asi. Venksupadi. Ei ole ka всё. Nüüd on valmis.